tere kõigile elustiilisaade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tartus ja see on Eesti Rahva Muuseum, kus toimub Estonian Fashion Festival. Nagu alati me räägime disaineritega, külalistega ja naudime moodsaid hetki. Alustame kohe praegu. Meie õhtu jätkub ja küll on meiega koos tere õhtust. Tere õhtust, siin on nii palju ägedaid inimesi, juba inimeste riideid vaadata on põnev. Et täiesti moeõhtu vääriline. Need disainerid on küll noored ja neid on väga erinevatele sihtgruppide, erinevatele maitsetele, klassikalisemaid, väga erilisemaid. Ja ma usun, et igaüks leiab endale siit sobiva moe, mida kanda. Aga Estonian Fashion Festival, milline on eesmärk ja sõnum? Estonian Fashion Festival tutvustabki just selliseid pigem alustavaid moeloojaid, aga need on tuleviku tähed. Nii et tasub olla kohal ja vaadata, kes siin on, sellepärast et need tähed on tulevikus suured brändid. Teie soovid kogu Eestile? No leidke endale oma stiil ja ostke Eesti disaini. Ma arvan, et see on kõige põhilisem, et Eestis on nii palju toredaid disainereid ja tegelikult leiab igat hinnaklassi, et enne kui lähete kuskile suurtesse poodidesse shoppama, ostke Eesti disaini. Jäige meiega. Estonian Fashion Festivali jätkub, me räägime külalistega. Anne, tere õhtust. Tere. No milline tunne ja milline õhkkond on siin täna? Väga tore õhkkond. See ERM on üldse üks tore koht ju moeenduste tegemiseks. Täna on täiesti noored disainerid, on ka siis nagu tuntud disainerid nagu Eve Hanson ja Irja Lembra on mulle tuttav nimi ja Tuuliki Peil. Aga teised on kõik noored uued, väga huvitav ju. Ja milline on üldse nagu Eesti mood ja mis see tähendab? Eesti mood? No siin Tartus on natuke ju teise suunitlusega. On selline etno, nagu eile oli, ja üleeile olid Pallase kooli õpilased, mis on nagu tudengimood. Aga eilne oli väga professionaalne ja just nagu seda Eesti teemat käsitletud igat moodi. See on nagu praegu väga aktuaalne ja ka mulle südamelähedane. No sõnum on ikkagi, et neid kodumaiseid disainereid tutvustada ja et ka nemad saaksid mingeid seeriaid toota ja siis, et see ikkagi rahvani jõuaks, et ei käidaks ainult suurkettidest ostmas, et ikkagi meie oma mood ja ka originaalsem, kui sul ei ole 10 000 eksemplari ühte sama mudelit, et võib-olla tõesti 20-30 võiks mingid unikaalsed esed olla. Ja teie soovid kogu Eestile? Mina soovin nagu omavanustele, kuna ma olen ka ajakirja Tiiu moe toimetaja nüüd, et rohkem julgust ja rohkem fantaasiat. Asjade kokkupanekul ei pea nii-öelda väärikalt moe suhtes vananema, ikka ägedamalt, julgemalt. Ja olge meiega koos TV3-s. Tanel Vendre on meiega koos uuesti. Tšau! Tervitus! Keda sa täna ootad? Võibolla sinu lemmikud disainerid täna õhtul? Tegelikult on nõnda, et me oleme kursis juba. Me tegime tiiru peale ja me oleme juba valinud välja lemmikud ja 3 tükki jäid sõelale, on ju. Aga ma ütlen, üks nimi näiteks on Sille Randviir, kes on olnud selline, kuidas öelda, kes nüüd tuleb esimest korda välja oma ready-to-wear kollektsiooniga, aga ta on ju superstar stilist ja on väga edukalt oma kaubamärgi teemad ajanud, et ma arvan, see on selles mõttes tema nagu mingi siuke plahvatustähelend kindlasti, aga siin on paar veel väga huvitavat Erki Moessul paar asja, mis on nähtud, aga mingis uues 6 nagu tulevad välja, et natuke värsket verd juurde, et jaa, huvitav päev tuleb.
Estonian Fashion Festivali jätkub ja kindlasti me räägime ainult suure staaridega. Tšau, tere õhtust! Tšau! Kuidas sulle meeldib see juba 3. päev? Ma ütleks, et väga intensiivne on olnud, väga palju on ägedat moodi, siis ma olen tõesti imestunud, kui palju häid disainerid meil siin on. Jääge moodsaks, olge jätkusuutlikud. Ja olge meiega koos TV3-s. Kristiina on meiega koos, tere õhtust! Tere! Milline on õhkkond täna? No tundub, et väga palju moeinimesi on kohale tulnud. Tunne on, et on midagi suurt on sündimas. Ma arvan, et ongi, et Eesti moodi rohkem pilti tuua, sest et kusjuures minu jaoks ka see on esimest korda tulla üldse Tartusse Fashion Festivalile. Nii et ma olen väga põnevil, mis saama hakkab. Teie soovid, moesoovid kogu Eestile? Ostke vähem, aga häid asju. No minu jaoks mida rohkem, seda parem, nagu kõik teavad. Olge meiega koos TV3-s! Estonian Fashion Festival jätkub Tartus ja ainult suured staarid meiega koos. Aljona Esma, tšau! Tšau! Rõõm siin näha siin Tartus. Milline õhkkond, kuidas sulle meeldib siin? Tead, mul on alati Estonian Fashion Festival väga meeldinud, ma olen siin aastaid käinud ja alates sellest ajast, kui nad kolisid ERM-i siia, no siis see on lihtsalt imeline, see ruum, see kõik, see mõjub lihtsalt nii hästi. Peale nagu tänaseid etendusi, siis ma näen, et ta on kirju, ma näen, et ta on põnev, ma näen, et ta austab oma pärandit, jätkusuutlikkust ja no ta on ikka nagu meie ja väga-väga äge, ma olen uhke. Sinu moesoovid kogu Eestile? Nautige moodi ja riietage natuke vabamalt ja ärge olge nii tõsiselt, et tuleme sellest mustast välja. Ma ise tulen ka, ma luban. Olge meiega koos TV3-s! Eve Hanson on meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha siin Tartus, see on Estonian Fashion Festival ja milline on siin õhkkond, kuidas teile meeldib? See on väga mõnus ja sõbralik õhkkond ja ilm on meil väga kaunis tellitud ja niisugune soe ja mõnus on olla. Kus kohas inspiratsioon, palju aega läks ettevalmistuseks? Ma ei tee oma kollektsioone päris niimoodi, et ma võtan nagu taevast neid ideid, ma nagu rulluvad mu need kollektsioonid, et ühest kasvab välja nagu järgmine, aga ma selle kollektsiooni puhul natuke püüdsin sisse tuua nüansse nagu seoses Tartuga, sest ma olen lapsepõlves Tartus elanud ja koolis käinud, et mul näiteks on siin üks selline väike vestikene, mida ma alustasin lapsena käsitööringis ja ma nüüd tegin ta nagu väikseks topiks, et selline väike kokkupuude nagu Tartuga. Kõlab tobedalt, aga olgem moodsad, olgem julged ja mängulised. See on, ma arvan, see on moe puhul kõige olulisem. Ja jäige meiega! Tere õhtust! Tervis! Nii tore teid näha siin Tartus. Milline on siin õhkkond? Väga tore, väga soe on olnud terve päev, ei ole üldse tundnud mingeid pingeid. Mulle tundub, et siin ei ole keegi võtnud ennast nagu konkurendina, et pigem väga toetav õhkkond ja tore vibes on olnud. Palju aega läks ettevalmistuseks ja kust kohas inspiratsioon? No, minu kollektsiooni nimi on Kaos ja see on inspiratsioon on maailma lõpp. Oleme suud maailma lõpu lähedal, on ju. Ja mina olen seda teinud põhimõtteliselt 3 kuud tegelikult, et siis kui ma siia kandideerisin, siis ma hakkasin tegelikult täitsa nullist seda kollektsiooni tegema, nii et põhimõtteliselt 3 kuud on läinud selle peale. Ma arvan, et julgemad, inimesed võiksid olla julgemad ja proovida katsetada rohkem asju. Kipeel on meiega koos, tere õhtust! Tere! Mina osalen teist korda. Sellepärast tulin teist korda, et nagu see on ainuke suke moefestival, kus saab taaskasutusmoodi näidata. Ja mina on taaskasutusmoe fänn. Kõik on nagu super
inimesed on sõbralikud ja mood on väga ilus, mida siin näidatakse. Tegelikult asjad on väga töömahukad, et mõnda mantlit teen mitu nädalat. Aga on suur töörõõm. Aga kuidas leida oma stiili näiteks? Sul peab olema endal see sisemine põlemine, sul peab olema oma visioon ja nii see stiil tuleb. Estonian Fashion Festival jätkub, räägime disaineritega. Anna on meiega koos. Tšau, tere õhtust! Tšau! Nii tore teid näha siin Tartus. Milline on siin üldse õhkkond? See on väga vahva meeskond ja üritus, see suunatud keskkonnasõbraliku teemal, et selles mõttes ma olen väga õnnelik olla siin ja osaleda. Mina soovitan kasutada ainult ja kanda neid riided, mis teile meeldivad ja kanda seda nii palju, kui on võimalik. Ja kindlasti mida rohkem, seda parem. Olge meiega koos TV3-s. Alice Pärtel-poeg on meiega koos. Tere! Tere! No, palju õnne! Aitäh! Kuidas on tunne? No ma eeldasin, et võib-olla keegi teine saab selle, sest et väga palju häid kollektsioone oli, nii et see oli selline tore üllatus. Ma ütleks, et hästi palju inspiratsioon tuli kartuli korjamisest, mis siis on nii-öelda minu peres traditsioon. Ja kollektsiooni hakkasin valmistama eelmine aasta veebruaris. Ja see oli tegelikult mu lõpukollektsioon. Ja nüüd see aasta ma tegin siis mõned uued komplektid sinna juurde. Mida rohkem, seda parem. Estonian Fashion Festival jätkub ja see pole veel kõik, mis me saime täna teile näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Stiilisaade jätkub TV3-s. Praegu me oleme Tallinnas, kesklinnas ja see on Signature Tailoring Tallinn esinduspood ja ateljee. Aga meiega koos on esindaja Aivar. Tere! Hello! Tere! Ma tean, et see on uus meeste ateljee. Kus see asub ja kuidas oli avapidu? That's correct. The opening went really great. And we're located at Pordi 3, right in the heart of Tallinn. That's a very convenient place. We also have parking that's very convenient for all our customers. And during the opening, I noticed that we had a lot of people who are really interested in what we're doing here. We're not selling only suits. We do also casual wear, outwear, and for wedding, different styles. So regardless of the season or where you work, or even if you have a wedding, you can always find something here at Signature Tailoring. Aga mis on teeline meeste klassika? If we're talking about the classic, obviously it can be more classical than just classical suit. What we sell here at Pordi 3 at Signature Tailoring. If we're talking about different styles, obviously it depends what you like. Most of the people choose single-breasted, but double-breasted looks amazing. Also, I can see you wear it today. Additionally, it depends on the season. So, for example, now it's summer season. We do most of our fabrics are mix of wool, linen, or different mixture, which allows you to breathe in the suit a little bit easier. If we're talking about winter, we have
different flannel options or more heavy wool. The summer season is also a wedding season. That's correct. Here we offer different variety of different fabrics and styles for grooms. The first step is to step in our atelier. Of course, we will speak about what your needs are. So, for example, for someone who is looking for everyday suit, it will be one story. For someone who is preparing for a wedding, that will be a little bit different, but we will discuss all these details and we'll find the exact fabric and exactly what you need for your style and for your occasion. The second step, probably the most enjoyable part, we will choose between different fabrics. I'll guide you through different options that we have. We will choose the buttons, we will choose the style, and we'll go through everything to find exactly what you need. Aga palju läheb aega ettevalmistuseks? The entire process of creating a garment will take approximately 4 to 5 weeks. So make your plans ahead and make sure you're on time. Accessories are really important, especially we have so many situations when people are preparing their suits, everything is ready for occasion, but then suddenly one day before they understand that they forgot about the shoes. So don't forget your shoes, don't be that person. And as well with accessories you can play around, so we can find you a correct tie for your outfit, we can find you a pocket square, cufflinks, and for people who enjoy it, you can put some boutonniere at your suit. Ja teie soovid kogu Eestile? I want to wish everyone in Estonia to be stylish, and not only for females, but also for males. Every man should have not one suit, but at least a few. Make your style your signature. Tailored. Praegu me oleme Lõuna-Eestis ja Taagepääs, kus asub Vagenküll lossispa. Täna siin toimub suur sündmus ja see on võlupargi avamine. Kindlasti me naudime maagilisi hetki ja pidutseme kõik koos. Aga meie pidu jätkub ja Ingrid Weidenberg meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust kõigile! No uskumatu ilm, päike paistab lõplikult, aga milline on siin täna õhkkond ja üldse, mis siin täna toimub? Siin toimub täna Võlupargi Alice peeglitagusel maal avamine. Nii nagu eelmisel aastal me avasime pargi Alice Imedemaal, siis täna on selle teine osa Alice peeglitagusel maal ja see asub kõik selle lossi taga. Mul on hea meel, et te olete täna siin ja te ei pea paljuks 200 kilomeetrit sõita, sest Eestis on iga 200 kilomeetrit tegelikult vähe. Saksamaal käivad tööl iga päev 200 kilomeetrit hommikul tööle ja õhtul tagasi. Aga ma arvan, et Vagenküll on sellepärast populaarne, et siin kogu aeg midagi areneb. Me kogu aeg täiustame, me kogu aeg muudame. Me teeme uue spa osa, me teeme välibasseini, siis me teeme ühe pargi, siis me teeme teise pargi. Ja nii et igal aastal, kui sa tuled, igal aasta ajal, kui sa siia tuled, sa üllatud, jälle on midagi uut. See park on kokku 11 hektarit ja sellel aastal lisandus 3 hektarit siis endisele 8 hektarile. Nii et nüüd nende vallide taga on ka park. Enne vallid piirasid parki, aga nüüd me mõtlesime, meie maa jätkub vallide taga, teeme edasi. Ja kogu see kompleks, nii kui sa sealt alt väravast juba sisse tuled, hakkab pargi osa peale. Ja siin on kõik võimalikke installatsioone, siin on võlumets, siin on värvilised puud, siin on 15-meetrine roosimägi, siin on peegellabürint, kui sisse lähed, siis enam välja ei saa.
mina soovin, et tulge Wagenkülli, siin te leiate kõike, mida üks suvi endast sisaldab. Siin on fantaasiamaailm, siin on head söögid, mõnus voodi hotellis ja loomulikult absoluutselt unikaalne spa. Jan-Oskar Weidenberg meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! No mis täna siin toimub? Ma näen, et suur avapidu. Ja, täna oleme siia Taagepere kõik tulnud, et avada taaskord Wagenkülli võluparki Alice Peeglitagusel maal. Palju aega nagu läks ettevalmistuseks? Aega ettevalmistuseks tegelikult võib öelda, et läkski terve aasta, et alates ju eelmise aasta pargi avamisest. Et selle järgselt me juba hakkasime mõtlema, et mida me nüüd järgmine suvi teeme, ehk siis sellel aastal. Ja ütleme, need reaalsed tööd hakkasid kuskil 2-3 kuud enne, aga tegelikult ju kõik kogu see mõte ja need installatsioonid, skulptuurid, mis me oleme siia toonud, et need on juba tellitud siin ütleme viimase aasta jooksul. Taagepera ja Wagenküll ise on ju eriline koht, sest et kus mujal Eestis sellist spa-hotelli leidub, et sa lähedki väiksesse Taagepera külla, sul on seal hotell, 70 tuba, sul on spa, kus on hiljuti avatud uued välibasseinid, kus on aastaringselt 35 kraadi vesi sees ja sa saad veel nautida ka sellist lilleilu ja teemaparki, et ma usun, et see kogu kompleks tegelikult annab meie kliendile väga palju lisaväärtust ja see, miks me seda parki ka niimoodi juba teist suve järjest teeme ja ka talviti proovime teha, on see, et oleks lihtsalt inimestele võimalikult palju midagi pakkuda. Mina soovin kogu Eestile kõigepealt, et oleks ikkagi ilus suvi, palju päikest, see tänane vihm, ma loodan, et seda palju ei tule ja et ikkagi ülejäänud suvi tuleb selline, et me loodame kõiki teid siin pargis näha päikselise ilmaga ja seda lilleilu nautimas, mis me siin loonud oleme. Pidu jätkub ja Silvia Ilves meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Milline tunne siin olla? Ma arvan, et see on üks kõige uhkemaid losse, mõisad või sellised uhkemaid hooneid. See ei ole mõis, vaata, ta on loss lausa. Et kui palju meil losse on Eestis, ma tean, Kleeni loss on, eks ole, Tallinnas, aga see on midagi üks kõige luksuslikumaid ja see on nii tänuväärne, et neid mõisaid ja losse hoitakse niimoodi siin ilusalt ja Ingrid on teinud väga head tööd siin. Teie suvisoovid kogu Eestile? Suvesoovid. Kes pole veel oma elu armastust leidnud, leidkem sel suvel. Mina ka alles leian. Olge meiega koos TV3-s!